Tänane evangeelium on meile tuttav, see on Markuse evangeeliumi 10. peatükk, 46-52. salm ja tuletan meelde, et jüngrid on tegelikult teel koos Jeesusega Jeruusalemma ja see on nende viimane teekond. Enne seda on olnud nagu mitmesuguseid vestlusi. Seal oli rikas mees, kes tuli ja küsis, mis ma pean tegema, et Jumalriiki pärida. Me teame, et selles loos oli see nukker külg, et ta läks kurvalt ära. Siis tõstatati abielu küsimus, et kuidas on abieluga. Jeesus selles vestluses pani mõned aktsendid, mis on üsna olulised. Aga ta unustada ka, et see viimane, mis ta ütles sellega seoses, oli, et ta õnnistas lapsi, ütles, et vaadake laste peale. Ja siis eelmisel pühapäeval nad arutasid omavahel sama teekonna käigus jüngrid, et kes on meist suurem. Ja siis Jeesus rääkis seda, et viimased saavad esimesteks, viimasteks, et teenija on kõige suurem. Ja nüüd korraga sellel teekonnal on üks pime, kes hüüab appi ja kuuleme siis seda sõna. Ja nad tulid Jeerikosse ja kui Jeesus ja ta jüngrid koos üsna suure rahva hulgaga Jeerikost välja läksid, istus tee ääres pime kerjus Bartimeus, Timeuse poeg. Ja kui see kuulis, et Jeesus, natsaretlane, on seal, hakkas ta karjuma, Jeesus, Taaveti poeg, alasta minu peale. Ja paljud sõitlesid teda, et ta vaikiks. Temaga karjus veelgi enam, Taaveti poeg, alasta minu peale. Ja Jeesus ütles seisatades, kutsuge ta siia. Ja nad kutsusid pimedat, ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind. Pime viskas kuue seljast, hüppas püsti ja tuli Jeesuse juurde. Ja Jeesus päris temalt, mis sa tahad, et ma sulle teeksin? Aga pime ütles talle, Rabuni, et ma jälle näeksin. Ja Jeesus ütles talle, mine, sinu usk on su päästnud. Ja kohe nägi ta jälle ning läks Jeesusega teele kaasa. Aamen. Sügis on tulnud. Ja kuskilt sügavusest tuleb see väike nokas. Aga me läheme ikka sõna juures oleme. Ja see on üks nagu tükk sellest, mis me kuulsime, üks tükikene sellest teekonnast Jeruusalemma. Jeesus oli ju jüngritele korduvalt öelnud, et vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja inimese poeg antakse ülempreestrit ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte ning need teotavad teda ja sülitavad ta peale ja piitsutavad teda ja tapavad ta ära ning 3 päeva pärast tõuseb ta üles. See oli korduv sõnum. Olid ühed asjad, mida jüngrid nägid, mis olid jüngrite probleemid või ümberkaudsete inimeste probleemid, selle rikka noormehe probleem või tölnerite probleemid seal või variserite probleemid või õpilaste enda probleemid. Aga seda, kus nad nüüd tegelikult lähevad, millele vastu, millele Jeesus räägib, seda nemad ei saa aru ja ei näe. Et meil on ka iga õhtul ju silme ees üha dramaatilisemad pildid. See tohutu rahvamass, mis ikka veel liigub mööda Balkani koridori sinna Saksamaa suunal ja pea on lumi tulemas ja külm. Aitäh. Ja see on niisugune pilt, mis ühtedes meist tekitab hirmu, teised püüavad seda kuidagi seletada, kuidagi lahendada seda teemat, on kartusi,
aga tundub nii, et päriselt ei mõista ega näe keegi, mis on kõige selle protsessi lõpptulemus. Ja see on Jumala käes. Nii nagu me piibliski näeme suuri rahvaste rändamisi, pildid sarnavad väga ka sellele, kuidas Iisraeli rahvas rändas ühest paigast teise koos peredega. Varsti on ära vahetasid meil silme ees jõululapse pildid sealt samast Balkani koridorist. Sest Jeesuski põgenes Egiptusesse. Me ei tea ise, kes on kes. Mida me näeme või mida me ei näe. Aga siin on tee ääres üks pime, kes on kerjanud, kes on kaua oodanud abi. Teda lõpuks selline abivajaja, ta on nagu tõrjutud seisus teiste poolt, kes näevad. Ja kui ta kuuleb, et Jeesus Naatsaretlane on tulemas ja kõik need kuuldused temast on ka juba jõudnud temani, et siis ta hakkab appi hüüdma: Jeesus, Taaveti poeg, alasta minu peale. See on selles mõttes tähelepanuväärne sõna. See esiteks, et see on ainus koht evangeeliumites, kus tervenenud nimetatakse nimepidi. Bartimeos. Teistes kohtades nimepidi ei nimetata, lihtsalt on tervenemise tead nii. See on tähelepanuväärne, aga on veel midagi. Ja siit pärinevad kahe suure ja väga paljude veel liturgiliste kirikute see algusliturgia, issand alasta mu peale, Kyrie eleison, kes on muusikaajalugu õppinud, teab, need suurvormid, missavormid, Kyrie eleison on seal see oluline osa kohe alguses. Või õigeusu kiriku traditsioonist, mis meile on ka meie maal väga levinud, issand alasta, Gospodi pomilui, Gospodi pomilui. See on nagu 2000 aastat mitmel viisil see appihüüd on ristirahvas saatnud. Kuigi meie ei ole seda nii vabakoguduslikus traditsioonis liturgiliselt niimoodi kasutanud, aga tegelikult meie olemus, see, millest me just kuulsime, see meeleparanduse vajadus, see, et me ei näe ja me ei saa kõigest aru, mis me ümber toimub, see sunnib meid ikka palume seda: Taaveti poeg, alasta minu peale. Ja siis selle palve juures, see on nagu ühe pimeduses kobava inimese palve, siis selle palve juures on, nagu kuulsime, suur hulk inimesi kohe tõrjumas. Sa ütled, no ära sega, meil on siin nii ilus Jumala teenistus, et ära nüüd sega siia vahele. Või meie teekond läheb nii ilusti, et milleks siia veel selline vahejuhtum. Aga Jeesus ütleb, kutsuge ta siia. See on nüüd hästi tähtis tähele panna, et ühest küljest on inimese igatsus mingile probleemile, antud juhul siis füüsiline pimedus, millega me palju tegeleme ja vanemad inimesed ja minulgi on olnud üks silmaoperatsioon ja ei ole välistatud, et teinegi tuleb ehk ette võtta. Ja kõik need asjad meid ümbritsevad, kes laheneb prillidega aga siin on inimene päris pime. Ja ta on oma igatsuse väljendanud, issand alasta. Aga kui ei ole seda jumalikku vastajat, siis meie appi hüüdmised on kõik asjatud. See on nüüd see moment, mille kohta me ütleme, et kui Jumal ei kutsu inimest, siis on kõik asjatu, me võime 100 nippi kõik appi võtta, kuidas inimesi aidata. Lõpuks on niimoodi, et nagu öeldakse, et tänased probleemid on välja kasvanud eilsetest lahendustest ja ongi kõik. Aga Jeesus ütleb, kutsuge ta siia. Ja nüüd on sinu ja minu ja koguduse ülesanne. Kui Jumal on kedagi puudutanud ja kutsunud
ja ta hüüab appi. Siis on öeldud ja nad kutsusid pimedat, ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind. Mis on meie see nädalasisene ülesanne? Oma silmad lahti teha, näha abivajajaid ja anda see kutse edasi. Ole julge, tema kutsub sind. Ja siis on öeldud, pime viskas kuue seljast, hüppas püsti ja tuli Jeesuse juurde. Muidugi me teame, et Jumal armastab kõiki ja kutsub kõiki ja kutsub meeleparandusele, aga meie osa on siiski julgustada Jeesuse juurde tulema. Ja hädalise osa on seda ka kiiresti teha. Nagu näeme, et ta otse nagu hüppas püsti. Nüüd see teema on laiem kui see Bartimeuse füüsiline ime ja mis siin sünnib. Sest tegelikult on meie elus vaimse pimeduse ilminguid väga palju. Ja niisugused lihtsamad, millega me kokku puutume võib-olla nooruses, aga ka veel vanas eas, et võib juhtuda, nagu öeldakse, et tuleb äkki mõnel veel teine noorus peale. Armastus teeb pimedaks. Et korraga armastus teeb pimedaks. Iseenesest nagu hea õige tunne. Aga inimene nagu enam mitte midagi muud ei näe, kui seda ühte inimest, isegi Jumalat enam ei näe ja tormab, me kõik teised ütleme, ta tormab hukatusse või suurtesse probleemidesse, aga ega me ei saa kätt ka vast vahele panna. Et see niisugune pimedus vahest on. Ja ainult, ütleme, nagu Jeesus võib olla see, kes tegelikult valgustab ja see Jumala püha vaimu töö inimese juures võib valgustada ja aidata inimest ka selles olukorras. Ma puudutasin seda teemat, et hirm teeb ka pimedaks. Et vahest me oleme niivõrd hirmunud, et me ei näe enam neid lahenduse võimalusi. Ja see lihtsalt lööb meid rivist välja ja me oleme nagu pimestatud sellest hirmust. Igasugune fanatism, kaasa arvatud usuline fanatism, teeb pimedaks. Et see on niisugune, see puudutab meid kõiki, me võime kõik sinna sattuda. Et kui niisugune olukord on, et me läheme kuskile hooldekodu situatsioon ja inimene ütleb, keegi, kes läheb võõras, ütleb seal, et seal on nii kole, seal on ainult need uskmatud kurjad inimesed on seal kõik koos, et ma pean oma lähedasi inimesi sealt kohe välja kiskuma ja ära tooma ja siis on kõigile lahendus. Aga me istume seal ja mõned meist on seal käinud seal hooldekodus ja ma ütlen õele, et kuule, et mina paneksin ennast sinna kohe järjekorda. Et niisugust hooldekodu ma teist ei teagi, kus üksik tuba on ka olemas olealusele. Ja kõik muu on väga hea see olukord. Ma pean ütlema, see on nagu tunnistuslik olukord, kes olid reedeõhtuses palvetunnis. Ma läksin päris kurjaks, see ei ole mulle omane. Ma sellele inimesele, kes rahutust tekitas, ma kohe niimoodi ütlesin, et kohe niimoodi, et sina tead, mis sinuga homme on, võib-olla, et sina oled vaja hoolitsust homme, aga sina lähed sealt nüüd ära tooma kedagi. Nüüd tänu Jumalale, et see asi siiski lahenes, et öö jooksul ta oli aru saanud, Jumala vaim oli ilmutanud, et pastor Tammol võib olla ikka õigus, et ei maksa kiirustada. Nii et Meelis Alsalu, kes käis nende vana inimeste kaasas seal hooldekodus, ta nagu kirjeldas ja ütles, et see oli väga huvitav, seal oli veel teisi prohvetid ka kaasas. Aga kõik algab nagu mingisugusest sellisest, see võtab isegi niisuguse usulise kuju. Ja samal ajal mis tuli välja, et seal hooldekodus on juba üks usklik on ees.
no siis on ju mitu põhjust sinna käia. Vend Ahto Saar palvetas väga ilusti reede õhtul, ütles, et see oli selles palves, et see on ju võimalus tunnistada Jeesusest seal hooldekodus. Annaks Jumal meile silmi, et me näeksime Jumala võimalusi. Ja et meie niisugusest ka nende piiride tõmbamisest oma arusaamise järgi, et me ei oleks väga seda liini, vaid ootaksime Jumala vaimu juhtimist tegelikult. Ideoloogiad pimestavad. Ja neid ideoloogiad me oleme üle elanud, küll kommunism ja vanemad inimesed, natsionaalsotsialism ja siis nüüd on vasakliberaalne ühiskond ja te näete veel, nooremat tunnen kaasa, et te näete veel, selles maailmas tuleb neid ideoloogiaid, aga Jeesus on see, kes avab meie silmad ja kui me hoiame oma pilgu tema peal ja tema kutset kuuleme, siis ta annab meile nägemise. Harjumused muudavad pimedaks. Vend Indrek Kõiv seda puudutas. Ja on teatud harjumusi, ütleme, et no mis see väike õlu ikka teeb või mingisugune teine asi, no muidugi ta nagu ei teegi, aga ta teeb meid pimedaks. Pimedaks tegelikult sellel, mis meid ohustab ja mis meid lõpuks ka hävitab. Et sellepärast ka hoiame oma pilgud Jeesuse peal ja palume, et ta annaks meile nägemist, et mis on need ohtlikud asjad meie elus, mis ikka meid kraavi veavad. See Bartimeuse lugu puudutab meid kõiki. Ja selles mõttes me kõik peaksime hüüdma ja paluma, issand, alasta meie peale. Ja annaks issand meile ka jõudu, et kui me oleme seda palunud ja issanda kutset tundnud, et me ka tuleme sellest olukorrast välja ja laseme temal ennast tervendada. See kohtumine Jeesusega tõi Bartimeuse ellu tõsise pöörde. See on huvitav, et Jeesus laseb ka selle soovi tal endal formuleerida. Et mis sa nüüd tahad? Siin kooli vahel saatsin oma Facebooki kontolt ühe Eesti Kirikute Nõukogu haridus, seal on üks osa, on loenguid raskesti kasvatatavate laste nagu harimiseks ja lapsevanematele ja kasvatajatele ja õpetajatele ja seal on päris, seal keegi jagab üks Valga õpetaja oma siis sellist kogemust, et kus ta ühe korraga klassis, nagu ütelda, käed tõstis üles, et kõik. Et kui ta klassis oli 2 sellist last, üks, kes roomas ainult põrandal pinkide all ja teine, kes ainult isegi ei rääkinud, vaid karjus. Et kuidas sellistega hakkama saada? Ja seal üks huvitav moment, see sama, mida Jeesus siin teeb. Et siis ta võttis need lapsed nagu eraldi ja katsus nendega tasapisi rääkida ja et see laps pidi nagu ise tahtma sõnastada, mida ta tahab. Mis sa tahad? See sama, mida Jeesus siin küsib. Aga mida sa tahad? Sa tuled küll minu juurde, aga mida sa tahad? No Bartimeus tahtis nägijaks saada. Aga see õpetaja ütles, et need niisugused käitumisjälvetega lapsed, aga neid juhtub ka vahest koguduses olema. Et nendel oli üks põhiline, et nad tahaksid sõpru saada. Et mul oleks sõpru. Vaata, kui sul on käitumisjälved, siis su sõbrad pudenevad sust ära. Ja korraga tunned, et ei olegi enam sõpru. Isegi koguduses ei ole enam sõpru, et sõbrad on kuskil maailmas. Aga see lahendus, mida see kasvatusteadlane või siis ütles, tema tõi ikkagi välja selle, et sellest väiksest ülesandest nüüd tuleb sammhaavalt ikkagi hakata proovima. Väga väikeste ülesanded, kuidas ikka neid asju, mis neid sõpru siis tõrjuvad ja sõpru ära võtavad,
meie elust, et kuidas siis neid hakata niimoodi harjutama ja treenima ja lahti saama. No see oli niisugune kasvatusteaduslik mõte, seal oli palju huvitavat. Kes on huvitatud, kellel on lastega raskusi kodus, siis võin selle lingi teile anda. Ja seal tasub kõik kuulata. Aga Jeesus ütleb ka, et aga mis sa tahad? Ta on nägijaks saada. Aga mis sina tahad? Ta on sõpru. Või sa võid oma südames praegu selle küsimuse esitada Issandale. Ja kui siis see tervendav vastus oli tulnud Jeesuselt, sest tal on tõesti meelevald, seda ei ole pastoritel ega õdedel ja vendadel siin omast käest võtta, vaid ainult Jeesus Kristus püha vaimu läbi võib meid aidata ja tervendada. Ja kohe nägi ta jälle ning läks Jeesusega teele kaasa. Läks Jeesusega teele kaasa. Et see on nüüd ka koht, kus me võime täna ka endalt küsida, et kas meie oleme Jeesusega teele kaasa läinud või oleme kuskile tee peale ripnima jäänud. Et midagi nagu kogesime, mingi abi oli, aga me teame seal, teine lugu on ju, kus 10 inimest on hädas ja 1 tuleb ainult tagasi ja 10 saab küll terveks, aga 1 toob oma tänu. Et see on nii tähtis, ning läks Jeesusega teele kaasa. See tee ei olnud mitte, nagu just kuulsime ennem, ei olnud kerge, see tee viis Golgatale. See on ennast ohverdava armastuse tee. See on tegelikult sinna punktini, kuni üles tõusmise hommikuni on ainult üks kurb lugu. Kurb lugu nendest, kes seal on. Minuga eelmine nädal ma olin ühel nõupidamisel, juhtus niisugune huvitav asi. Ja seal oli üks tore vend, kes rääkis, et me peaksime rääkima häid lugusid. Ja halvad lood üldse ära unustama. Ja ta rääkis seda niivõrd võimsalt, niivõrd mõjuvalt, et minul kas täitsa ma ei ole tundeline inimene, aga vaata, et tuleb pisar silmi. Ja läksin koju ja me Indrekuga koos sõitsime ja ikka see mõte, et tuleb rääkida häid lugusid. Ja ta nagu veenvalt ütles kohe, et mina ei taha halbu lugusid rääkida, räägi häid lugusid. Ja järgmisel päeval kell 11 umbes korraga käib mul nagu peas plõks, et aga näeb, piibel räägib kõik lood ära. Et ei ole niimoodi, et ainult head lood, vaid piiblis on kõik lood. Piiblis on ka need lood nendest inimestest, kes ei saanud abi, sest neil ei olnud usku. Ka lugu sellest rikkast noormeest, kes läks kurvalt ära. Lugu ka nendest jüngritest, kes ei olnud väga ustavad oma Issandale, ka Juudast, kes läks ja poos ennast lõpuks üles, kes oli ka õpilane. Aga muidugi need, kes Issandaga läksid ja talle ustavaks jäid, need on osa saanud ka tema ülestõusmisest ja sellest lõpust, kuhu poole me oleme teel, mis on ikkagi lõpp hea, kõik hea. Aga kuidagi ma tundsin teisel päeval, et on vaja nagu mingit aega ja valgustamist, et Issand avaks uuesti silmad, et ei ole nii lihtne, et ainult häid lugusid me räägime. Aga täna on tõesti meil hea lugu. Bartimeus sai nägijaks ja käis koos Jeesusega ja seda soovin mina endale ja teile ka. Aamen.